Tere armsad, Ürgvekoda soovib teile head algavat aastat. Vaatame, mida toob aasta 2019 veevalajatele. Veevalaja 2019 aasta suurim väljakutse või õppetund on õppida enda eest seisma. Ütlema ei, olema oma asja eest väljas rohkem kui võib-olla varem on julgetud, ilma hirmuta kedagi solvata või kellelegi liiga teha. Sellepärast, et enda allasurumine või siis teiste soovide järgi elamine teeb endale liiga rohkem kui kellelegi teisele ja selle aasta väljakutse on teil palun lõpetada selline enda allasurumine ja võib-olla teiste pilli järgi tantsimine. Aasta alguses otsuseid tehes lähtuge hästi palju sisetundest. Lisaks sellele on aasta alguses võib-olla soovitav, võib-olla hea nii-öelda suunata oma huvid või hobid enesearendamisse, mis võib olla jooga, mis võib olla mediteerimine, ükskõik milline vorm teile sellest sobib, et enda sisse vaadata ja just nagu endaga silmitsi vaadata. Ja see aitab teil nii-öelda edaspidises aasta käigus ka paremini võtta vastu neid otsuseid, mis teil on vaja teha. Kuna veevalajal tulid aastakaardid, kõik suure arkaani kaardid, siis kõik, mida te see aasta muudate ja teete, on väga-väga oluline teie jaoks. Aasta keskpaiku on hiljemalt tarvis siis hakata enda eest seisma. Ennast nii-öelda rohkem esile tõstma ja olema just nagu isa eest iseendale, kes ennast noomib, et neid asju muuta, peame me vahest ennast noomima endale olema ise lapsevanemaks, kes meile ütleb, et pinguta rohkem, ära jätta asju pooleli, vaid vii lõpuni, sellepärast, et kui sa ei ole kunagi proovinud asju pooleli jättes ja edasi liikudes nii-öelda tagasi tulla ja mingid asjad lõpule viia, siis sa ei saa kunagi teada, kas sul oleks see õnnestunud või mitte. Aasta lõpupoole on teil tarvis hallata välis- ja sisemaailma, ehk siis kontrolli alla ja tasakaalu saada see, kuidas te töö, kodu, suhtlust ja muid nii-öelda väliseid elualasid haldate, et see oleks tasakaalus sellega, mida te tegelikult tahate, kuhu te tahate jõuda, kes te tegelikult olete. Ja kogu aasta nii-öelda, ma ei ütleks, et see on hoiatus, see on pigem väljakutse, et ole julgem ja riski rohkem, aga kaine peaga, et selline pilvedes hõljumine sellel aastal tuleb kõne alla küll aasta alguse poole kuni maikuuni, aga sellest edasi peate te olema enda eest väljas ja julgelt oma väljakutsete ja eesmärkide poole liikuma,
sest kui te seda see aasta ära ei lahenda või ära ei tee, ei saa seda kontrolli alla ja ei lõpeta aastat nii-öelda tugevamal positsioonil, siis hakkate te järgmine aasta natukene raskemast lihtsalt seda kõike uuesti tegema. Et selline aasta tuleb 2019 veevalajale, aitäh ja olge hoitud!